Hei. Täna tutvustan teile umbes kuu aega tagasi välja tulnud Apple'i uut iPod Nanot, mis on juba järjekorras 6. generatsioon. Ja ma mõtlesin, kõige parem seda teha on võrreldes seda Apple'i 4. generatsiooni Nanoga, mis on oma vana hea Nano kujuga. Minu jaoks esimesed peale vaadates selline tunduselt on ta täiesti nagu uus player, minu meelest täiesti nagu uus toode. Sellepärast, et ära on kaotatud 2003. aastal Apple'i poolt kasutusele võetud ehk nüüd juba 7 aastat vana puutetundlik click wheel ehk siis vajutusratas, millel on ühtekokku 5 nuppu lisaks sellele click wheelile. Siin on ainult 3 nuppu. Võimalus heli kõvemaks ja vaiksemaks panna ja äratada või siis magama panna ekraan. Kaalupuu koha pealt on uus 21 grammi, vana 36 grammi ehk mina sellele erilist nagu vahet ei tunne. Mis on lisandunud, on lihtne ja hea võimalus riistvaraliselt klipp ehk panna ta kuskile omale särgi külge või sportides kuskile särgi vahele või püksi vahele. See on ülimalt lihtne ja mugav. Lisaks sellele on tal ka samasugused Nike Plus funktsioonid ehk ta mõõdab on sammumõõtja nagu ka vana Nano. Aga funktsionaalsuselt, kui softi poole minna, on siin paljugi hoopis ära kadunud. Nimelt ei ole sellel enam kaamerat, ei ole tal nii suurt ekraani, nii selget ekraani ja nagu justkui oleks nagu tagasiminek. Tegelikult on siin ühte kui teistpidi. See touchiga algus oli tõesti ka mul raske ära harjuda, kuna nagu kõik see tundus nii raske ja kohmakas. Tänasel hetkel oleme sellega täiesti ära harjunud, see funktsionaalsus on lihtne. Kui tõmmata paremale, siis see on alati nagu tagasi nupp. Ehk kui ma nüüd lähen siit kuskile artisti alla, mingisuguse artisti võtan siit, mängime siis nüüd sellest kohast tagasi saamiseks on päris keeruline. Selleks tuleb teha 1, 2, 3, 4 korda, et ma saaksin tagasi sinna algusesse, kus ma olin, ehk sellise nagu kodunupu puudumine on tegelikult täitsa suur miinus. Kuidagi selle vananaga oli palju kiirem opereerida algselt, aga nüüd, kui oled sellega ära harjunud siis ja neid funktsionaale ise kasutad, siis ei ole erilist vahet. Võimalus on ka siin touchi poolest selliseid lihtsamaid funktsioone ehk ekraani keerata ühele poole, teisele poole või ringiratast, muuta nende ikoonide asukohta sarnaselt nagu kõikidel iOS, iPodi ja iPhone'idel ja kuulata ka raadiot, mis on nagu sarnane eelmisega. Aku poole pealt on mõlemad peavad vastu 24 tundi. Miinuse poole pealt, mis ma välja võiks tuua, on see, et hind. Ma vaatasin Eestis 16-gane versioon maksab 3100 krooni, mis on ühe täiesti tavalise playeri jaoks, mis ei võimalda sul ei fotosi ega lugemiskõlbulikku ekraani ega videode vaatamist. Päris karm hind. Ja ma ise sügavalt mõtleksin, kui seda 3100 kroonist ostaksin, kuna juba 3700 krooniga saab omale iPod Touchi. Aga lisaks on tal selline uus võimalus müüst, kuna ta on väga shuffle'i sarnane, siis inimesed on hakanud kasutama seda ka aksessuaarina ja nii ka mina soetasin endale sellise käärihma, kuhu saab ta peale panna ja saate kanda teda igapäevaselt näiteks kas või oma analoogkella asemel digikellana ja kasutada samal hetkel ka transpordis playerina. Nii et selline väike lahe asi. Aga kohe ma näitan teile, millised võimalused on iPodiga jõusaalis, ühes väga innovaatilises jõusaalis, nii et vaadake siin samas alla olevat videot. Ja iPodi, kes osta või mitte osta, ma arvan, et see on igaühe enda otsustada, veel kõige rahakoti otsustada. Tšau!